Sõidan siin põldudel ringi ja vaatan, et agronoom on põllus. Käisime siin põllul umbes 1,5 kuud tagasi ja lähme vaatame lähemalt, mida ta seal täpsemalt uurib. Olen täna siia külla tulnud Estoniasse agronoom Tea juurde. Tere, Tea! Tere, Max! Mis sa hetkest põllupildist arvad ja mis on su mõtted T2 pritsimisel? Antud põld on meie põuad ja külmad väga ilusasti üle elanud ja T1-st on siis möödas meil selline 3 nädalat ja on näha ka, et siis lipuleht hakkab vaikselt lahti rulluma. Sellest tulenevalt ongi varsti aeg T2, aga kuna on tegemist kreatoriga, siis veel nii kiiret ei ole. Praegult alustasime me siis Fredise T2-ga ja seal me kasutame siis Revitrexi. Jah, nagu ka Tea ütles, siis optimaalne aeg T1 ja T2 ajastu vahel on selline 3 nädalat. Sellega me tagame ühtlase ja pideva kaitse taimikule just haiguste vastu. Ja tegelikult põldu vaadata, siis on ka tegelikult tegemist tiheda ja ka sa oled väga palju siia lämmastikku andnud, 160 N on foon. Täpselt nii. Et tagada just see roheline ilus lehepind ja et lõpuks ka siis saak ära formeeruks. Et passi tootevalikus ongi Revitrex või Balaya ning lähtuvad siis nii tihedusest, sordi enda omadustest ja ka tegelikult siis lämmastikufoonist valida siis kulunormiks 0,8 kuni liiter hektarile. Kui ma võtan siit taime välja, siis mis on tähtsad nisu puhul, ongi pea, lipuleht, mis on siit alles välja rullumas ja teine leht. Need on peamised nisu formeerumise elemendid, et saaks tulla korralik saak. Aga Max, sa käisid siin põllul viimati 1,5 kuud tagasi, et ma olen kuulnud, et sa oled väga hea ennustaja, et mis sa siis arvad, mis selline põld võiks mulle anda? Vaadates põllupilti ja arvestades erinevaid asjaolusid, siis ma arvaks tõesti, et 6,5-7 tonni võiksid saaki ära tulla küll. No vaatame. Vaatame. Kuna põllumajanduses peale taimekasvatusega on ka meil loomakasvatus, siis loomakasvatuses samuti on kibekiire tööaeg juba alanud. Kevadel esimene niide on juba enam-vähem poole peal. Siit olekski paslik küsida, et palju üldse Estonia rohumaid on? Estonias on kõrrelisi 1350 hektarit ligikaudu ja Lutserni 470 hektarit. Aga kuidas üldse söödaga praegu olukord on ja mis see saagikus meil näitab? Kui võtta näiteks selle põllu, mis on samuti Lutsern, siis tegelikult toda tuli 8 tonni hektarit ligikaudu. Aga siinkohal võin ka nagu mainida, et tegelikult külm näpistas ülemisi lehti ja kevadine vihmapuudus andis ikkagi natuke tunda. Jah, et ka tegelikult rohumaadele see väljendub. Täpselt. Aga nagu näha, siis tööd on palju, käed ja jalad on tööd täis. Täpselt. Soovin sulle edu ja näeme põllul jälle. Absoluutselt. Siin Suviodras räägiks ka üle kiirelt suviviljade taimekaitsetööd, mis on aktuaalsed. Kellel on tegemata veel herbitsiid, siis kindlasti võtke see esmajärjekorda, sest umbrohud kasvavad meil tavaliselt ikkagi kiiremini kui kultuurtaimed ning võivad ka lõpuks umbrohud hakata õitsema ja mis tekitab meile omakorda probleeme. Varajased odrad ja ka tegelikult nisud on jõudmas juba T1 pritseringi faasi. Fungitsiidiks pasvi portfellist võiks kasutada kas Prioxor Powerbacki 0,3+0,3 liitrit hektarile või Balaya Flexbacki 0,5+0,25 liitrit hektarile. See tagab meile tugeva haiguste kaitse ning me saame hoida taime palju kauem rohelisena.
Kellel on veel kasvuregulaator näiteks talinisus tegemata, siis lipulehte saab panna veel näiteks toodet Terpal 0,7 kuni 0,8 liitrit hektarile. Vaadates suivilju ja mõeldes hinnakasvuregulaatorit, siis piirkonniti on tulnud sademeid erinevalt. Seega plaani võtta põllu piires. Kui sademeid ei ole üldse, siis seda ei teeks. Ning kui sademeid on tulnud ja taimik on elujõuline, siis maksimaalselt medaks maksi võiks panna 0,3 kilogrammi hektarile. Selline see põllupilt hetkel on. Loodan, et teil kõik õnnestub. Hoidke paagisegud lihtsad ja näeme peagi. BASF. We create chemistry.